Veesoft niidid on uuenduslikud ja tugevad BDO-niidid, mis võimaldavad ohutult ja efektiivselt näo- ja kaelakudesid tõsta, korrigeerida näokontuure ja stimuleerida uue kollageeni tootmist. Veesoft tehnika ise pärineb idamaadelt, kus niite kasutati ümmarguste nägude piklikumaks kujundamiseks. Tänapäeval Veesoft niidid kasutavad samu põhimõtteid, aga on modifitseerinud niitide asetust. Ja niitide paigaldamisel lähtutakse sellest, et noorel ja tervel näol on veekuju. Paraku vananedes ja gravitatsioonijõu mõjul hakkavad kohad allapoole vajuma, nahaljassus väheneb, nägu muutub piklikumaks ja kandilisemaks ja selle veekuju väheneb. Ja Veesoft niidid aitavadki näo veekuju taastada. Protseduuri tulemus on väga loomulik ja peale protseduuri näeb nägu koheselt siledam ja nooruslikum välja. Veesoft niidid ei asenda küll kirurgilist ravi, aga nende tulemus on siiski väga märkimisväärne. Juhul, kui koed on väga lõtvunud või kui niitidega saavutatav tulemus ei ole piisav, on ainuke järgmine lahendus kirurgiline näo- või kaelakorrektsioon. Veesoft sarjas on laias laastus kahte tüüpi niite. On siledad ehk mononiidid ja tugevad kidalised niidid. Nüüd siledaid mononiite tuntakse rahva seas nõndanimetatud mesoniitide nime all. Need paigutatakse väiksele nahapiirkonnale võrgukujuliselt ja nahasiseselt, sagedamini näiteks lõua alla või põselohkude piirkonda, kus nahk kipub kiiremini lõtvuma või tekivad sinna sisse väiksed kortsukesed. Ja mononiidid aitavad stimuleerida kollageeni tootmist, tugevdada nahka ja parandada selle struktuuri konkreetselt selles nahapiirkonnas. Nad ei ole võimelised nahka tõstma. Seda suudavad teha vaid väga tugevad kidalised niidid, mis haagivad end nagu takjad nahakudede külge ja siis niite pingutades on võimalik nahka ja nahaaluseid kudeseid nii-öelda ülespoole sikutada. Veesoft niidid võimaldavad tõsta lõtvunud nahka põskede ja lõua piirkonnas, mis ühtlasi aitab siluda ka ninasuu vagusid ja kirgitada suunurki. Samuti on niitidega võimalik pingutada nahka kaelal ja tõsta kulme. Veesoft niidid on kõige tõhusamad just näo alumise poole lõtvumise puhul ja lõuapiirkonna korrigeerimisel. See on piirkond, kus on raske saavutada väga head efekti vaid botuliintoksiini või täitesüstidega. Veesoft liftniitide paigaldamisele võiks mõelda siis, kui hakatakse märkama naha lõtvumise tunnuseid nagu põskede ja näo külgmiste osade lõua allavajumist, samuti ninasuuvoltide ja lõuavoltide tekkimist, kaelanaha lõtvumist, lõuakontuuri vähenemist või kulmude allavajumist. Sageli võib esimesi märke täheldada juba 35+ vanuses. Samuti võiksid niitide paigaldamisele mõelda patsiendid, kellel on tekkinud mõningane naha lõtvumine peale eelnevat kirurgilist näo- või kaelakorrektsiooni. Sõltuvalt niitide arvust keskmiselt 1 tunni. Protseduur on paikse tuimestusega ja üldjuhul vaid väheselt valulik või veidi ebamugav. Nahale tehakse peenikese nõelaga 2–4 väikest augukest, mille kaudu siis saab niidid juhtida naha alla, kus nad moodustavad nii-öelda karkassi kudede toestuseks. Seejärel niite pingutatakse, mis võib olla veidikene valulik või pigem võib inimene kogeda sellist pinguloleku tunnet sel ajal, kuid üldjuhul nahaalused piirkonnad iseenesest ei ole valulikud. Esmane mehaanilisest niitide pinguldamisest tekkiv efekt paraneb veelgi järgnevate kuude jooksul, kui niitide ümber hakkab moodustuma uus kollageen. Umbes 6–8 kuu pärast niidid imenduvad ja kollageen on selleks ajaks täielikult formuleerunud, kuid tõstev efekt püsib veel 6 kuud ja kauemgi tänu siis uue kollageeni toestavale ja pinguldavale mõjule. Niitide tulemus püsib kokku harilikult 1–2 aastat. Sõltuvalt siis inimese vanusest, nahatüübist, elustiilist ja ka sellest, kuidas naha eest hoolitsetakse, kas välditakse päikest ja suitsetamist. Protseduuri on soovitatav korrata 1 kord aastas.
kuna nahale tehakse peenikese nõelaga vaid 2-3 augukest, siis need arme ei jäta. Küll aga peaksid ettevaatlikud olema inimesed, kellel on kalduvus keloid- või hüpertroofiliste armide tekkeks. Enamus inimesed saavad koheselt ja paranenud väljanägemisega igapäevast elu jätkata. Mõnikord võib esineda teatud määral turset või mõni verevalu, mis üldjuhul laheneb mõne päeva kuni nädalaga. Samuti võib ravitud piirkond tunduda katsudes natukene hell või võite kogeda pinguloleku tunnet, mis üldjuhul samuti taandub nädalaga. Kõik V-Soft niidid on FDA poolt tunnustatud ja BDO niidid on üldse ühed kõige ohutumad materjalid, mida võib kehas kasutada. BDO niite on kasutatud juba üle 30 aasta ortopeedilises, plastikalises ja silmakirurgias. Oluline on teada, et tegemist ei ole niinimetatud püsivate traditsiooniliste niitidega, vaid BDO niidid imenduvad täielikult keskmiselt 6 kuu jooksul ja nad on vaid minimaalselt kudesid eritava potentsiaaliga. Kõige paremad ravitulemused saadaksegi erinevate raviprotseduuride kombineerimisel. Hästi üldistatult võib öelda, et kui botuliintoksiin on kõige tõhusam just näo ülemisel kolmandikul miimiliste kortsude silumiseks ja fillerid kasutatakse enim põse piirkonnas, näo keskmises osas ja huulte korrigeerimiseks, siis niidid on kõige efektiivsemad just näo alumise poole lõtvumise puhul ja lõuajoone korrigeerimisel. Üldiselt neid protseduuri ei tehta ühes piirkonnas ühel ajal. Tavaline praktika on selline, et esmalt paigaldatakse niidid kudede tõstmiseks ja seejärel 3-4 nädala pärast kujundatakse filleriga põsekontuurid, lõuajoon või muud näopiirkonnad. Sellisel kujul saavutatav tulemus on ka hästi loomulik ning filleriga ei pea üle pingutama. Juhul, kui otsustatakse fillerit süstida iseseisvalt näo alumisele poolele, ilma eelnevalt kudesid tõstmata, tuleb sellega olla üsna ettevaatlik, et mitte niigi lõtvunud näo alumist poolt veelgi raskemaks muuta. Samuti on soovitatav umbes 2 nädalat enne niitide paigaldamist süstida botuliintoksiini näo alumiste poole lihastele, et lõdvestada neid lihaseid, mis nägu allapoole tõmbavad. Sarnaselt teiste ravide ja süstidega on soovitatav mitte võtta verd vedeldavaid ravimeid, nagu näiteks aspiriini või ibuprofeeni, samuti alkoholi või verd vedeldavaid toidulisandeid kuni 24 tundi enne protseduuri, välja arvatud juhul, kui arst on ravimid välja kirjutanud, et sellisel juhul ei tohi ravi katkestada, vaid patsienti tuleb hoiatada või teavitada, et protseduuri ajal võib kaasuda veidikene kõrgem veritsusrisk. Protseduuri ei saa teostada, kui olete protseduuripäeval haige, mingis viirushaiguses näiteks, või kui teil esineb näol põletikulisi koldeid. Alustada tuleks arsti konsultatsioonist. Arst saab teie nägu kompleksselt hinnata ja soovitada, millised protseduurid oleksid just teile kõige sobilikumad, milliseid omavahel kombineerida ja millises järjekorras.